Kui veel täna on Paides mõnusalt vaikne ja rahulik, siis juba homsest on linnas 2 korda nii palju rahvast, kui siin kokku elab. Nimelt saab alguse 14. arvamusfestival. Või meid ootab ees väga lahe ja tore arvamusfestival, et mingis mõttes on ta oma vanas, heas, harjumuspärases vormis, aga sisu on nagu iga aasta uus, ehk siis meil on uued teemad, uued inimesed, uued probleemid. Nii nagu ühiskond läheb edasi ka arvamusfestival. Põnevus praegu on väga põnev moment selles mõttes, et me ei tea, mis saab presidendikandidaatide arutelust, kes tulevad lavale, miks tulevad lavale, mis nad ütlevad, mis sellest saab, et see pinget on õhus tunda näiteks selles vallas. Naljaga pooleks võib öelda, et siia tuleb 2 sorti inimesi. Need, kes arvavad midagi ja need, kes asjast mitte midagi arva, aga tulevad kuulama seda, mida arvajad arvavad. Kas olete kokku ka lugenud, kui palju neid arvamusi siis siin koos on? No arutelusid on meil 250 pluss miinus, et arutelusid on palju, mis ongi ju arvamusfestivali fenomen. Ta on festival, ta on suur, siin on palju erinevaid võimalusi. Neid osalejaid on, ootame tavapäraselt 10-11 000. Ja ma arvan, et meil ei ole tegelikult see veelahe nii selge. Mis on arvamusfestivali väga äge fenomen on see, et kõik saavad rääkida, et kõik tulevad kohale, et väga okei on, et sa lähed sinna arutelualale ja avaldad oma arvamust. Selle jaoks arvamusfestival on. Või küsid selle poliitiku käest, küsid selle teadlase käest, küsid selle eksperdi käest oma küsimused, mis on sinu jaoks olulised. No Paide linna jaoks on see väga tähtis, ütleme, et kõik arvamusliidrid ju tulevad meil 2 päevaks ja kokku üle Eesti. Ja see traditsioon on juba aastaid siin toiminud, ütleme, et on tore näha nii palju inimesi Paide linnas. No arvamusfestival ei lõppe tavaliselt siis, kui päevased arutelud läbi saavad, vaid juba aastaid on traditsiooniks, et õhtusel ajal võetakse inimesed kaasa ja viiakse nad kohtadesse, kuhu nad muidu tavaliselt ei pääse. Just nimelt, et arvamusfestivali reede õhtul siis meie muuseumi hoovis on eriprogramm, et kus esinevad mitmed Paide huvitavad bändid, noortebändid, kollektiivid, pakutakse head restoranitoitu ja viime ka huvilised siis kell 10:30 öörännakule Paide põnevatesse ja müstilistesse hoonetesse ja kohtadesse, kuhu igaüks võib-olla igapäevaselt sisse ei pääse, aga mida teatakse, tuntakse ja mille lugusid ikka tahetakse kuulda. Kas saame võib-olla saladuskatted ka kergitada mõnelt kohalt, kuhu siis selle aastane tee viib? Üks koht kindlasti, kuhu me läheme, on Paide kõige kurikuulsamaid omaaegseid baare, ööklubisid, kus on väga palju koletut ja huvitavat juhtunud, nii et lubatakse seda ust meile lahti ja lubatakse ka näidata ühte omapärast varjendit, mis siin Paide linnas asub. Saame minna ka Paide ühe esimese kaubamaja siis Varasalve ning vaadata ka sinna kohta, kus siis on järvalasi ravitud ning inimesi päästetud. No Paide on ju mitte nüüd väga suur koht, ega siin hotellidega väga hiilata ei ole, et need inimesed, kes veel endale ei ole nii-öelda ööbimiskohta saanud, et kas neil lootust on veel? No ööbimiskohta on ikka väga keeruline praegu saada. Praegu on ainukene šanss on ilmselt arvamusfestivali telkla, et ööbimiskohale peab hakkama mõtlema aasta alguses, ma arvan ikkagi. Aga samast on Tallinnal Tartule nii lähedal, et suhteliselt lihtne on siia saada tegelikult. Türile saab rongiga, sealt saab bussiga siia, nii et neid võimalusi tegelikult, kuidas Paidesse saab, ikkagi on Eestimaa süda, ta on siin keskel ja lihtsasti kättesaadav, et saab käia ka edasi tagasi, kui vaja on, või tulla 1 päevaks.